Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia Isarin ja tänase video pealkiri on vältimise muutmine loomiseks. Kogu asi ongi selles, et väga paljud inimesed kas ajavad taga raha, et vältida tegelikku varjutööd iseendas või siis leiavad, et neil ei ole lihtsalt aega sellega tegelemiseks. Vahet ei ole, kummas olukorras oled sina või sa oled hoopis kolmandas olukorras. Küsimus on selles, et küsige endalt, et miks sa jääd sellele tööle ikka ja jälle või miks sa jääd sellesse majja või korterisse või siis suhtesse, mis tegelikult vähendab sinu valgust. Ja küsi endalt, mida sul tegelikult kaotada on. Kas mugavust või iseennast ja oma hinge. Sest kvantvõti on järgmine. Alusta järgmisest asjast, mitte oma unistuste majast, mitte mingist suurest hüppest, vaid kas või sellisest pisikesest asjast, nagu näiteks, kui sa hakkad sööma, siis selle asemel, kui sa tahad süüa, selle asemel, et tellida valmis toitu kuskilt, siis tee see toit endale ise, kogu oma väes ja kohalolus ja armastuse energias. Ja kui see toit on valmis, siis vali kõige ilusamad nõud, mis sul on. Võib-olla, ma ei tea, hõbedast noadkahvlit, mis sul on näiteks oma vanaisast, vanaemast jäänud või sajandi vanused ilusad serviisid või lihtsalt oma kõige ilusamad nõud, mis sul on. Ja isegi kui sa sööd üksinda, siis tee seda ja süüta küünal. Ja ole hästi tänulik selle hetke, selle toidu ja kogu selle energia ja selle hetke eest. Sest on hästi oluline, et me kohtleksime ennast nagu hinge, mitte kui masinat. Sest iga eneseväärikas tegu tõstab meie sagedust. Ja iga väike uuendus, mida sa teed enda paremini tundmiseks, ühendab meid uuesti allikaga. Ja soovitus on, tee sellist pisikesi asju enda jaoks iga päev. Ja siis järgmisel päeval ja järgmisel päeval ja nii iga nädal ja nii iga kuu. Sest niimoodi meie vibratsioon kalibreerib ennast uuesti üha kõrgemale ja kõrgemale sagedusele. Ja niimoodi me tõmbame ligi uusi reaalsusi, sest meie energiaväli nõuab seda. Meie uus energiaväli tõmbab neid uusi reaalsusi ligi, sest see on jumalik seadus, see on universumi seadus. Me ei vaja gurusid, me ei vaja täiuslikkust, vaid me vajame kohalolekut omaenda elus. Ja me peame meeles pidama seda, mida me tegelikult armastame ja tegema seda võimalikult tihti. Sest meie sagedus ehitatakse üles kihtidena. Ja seda sealhulgas mitte vältides varjutööd ja endale otsa vaatamist, mis meie sees veel on, mis loob ikka veel negatiivset reaalsust. Sagedust ei ehitata üles ja ei tõsteta lootusena, et see ükskord iseenesest muutub. Vaid seda ehitatakse üles sisemise tööga, mis meid transformeerib. Ja minu soovitus on, alusta täna esimese kihiga. Esiteks, pane ennast oma elus esikohale. Ja teiseks, küsi välist abi neilt, kes tegelevad energiatööga. Ja kolmandaks,
pühendu sellele protsessile ja ära poe selle taha, et sul pole kas aega või raha. Sest kui sa teed kindla otsuse oma sees, et sa soovid seda, siis sulle antakse kõik võimalused, nii aeg kui ka vajalikud vahendid. Ja seejärel vaata, kuidas maagiast saab mateeria ja olukorrad sinu elus. Ja kui sa ei tea, kelle poole pöörduda, kes saaks sind selles küsimuses aidata, siis ühe väikse vihjena soovitan sul vaadata internetis sellist lehekülge nagu www.kaialiise.com/teraapiad, sest võib-olla on seal midagi sinu jaoks ja valik on sinu. Kohtumiseni.